2017 aastal sai Jõhvis üks maja rekonstrueeritud. Me teiste juhatuse liikmetega nägime seda ja otsustasime, et miks mitte proovida, et kaotada ei ole midagi. No, kui aus olla, siis protsess meie jaoks ei olnud üldse keeruline. Palkasime korraliku tehnilise konsultandi ja tema vedas kogu seda asja. Vahetati välja kogu küttesüsteem, radikad, soojad rassid, gaasikatlad, siis vahetati aknad, soojustati fassaad ja katus, paigaldati sundventilatsioon. Ehitusprotsess ise hakkas pihta selle aasta jaanuaris, lõppes ära juunis, täpselt nii, nagu ehitaja lubas. Esimene, mida ma soovitan, kindlasti proovida, et kaotada ei ole midagi, võita aga päris palju. Teiseks, ärge kartke ehitada talvel, kui ehitusprotsess seda võimaldab. Kogu sooja vee saame nüüd soojustagastusega ventilatsiooni ja soojuspumba töö tulemusena. Selle arvelt kindlasti kukkus korteriomanike elektriarve. Minul isiklikult vähenes elektriarve 5% võrra. Soojustingimused on majal väga head. Sellel aastal alustasime kütteperioodi tunduvalt hiljem kui tavaliselt. Ei olnud vajadust, kuna esimestele korrustele ei tulnud sügisel niiskust tuppa. Ja soojuskulud, kui võrreldes siin naabermajadega, on rohkem kui 2/3 väiksemad. Sundventilatsioon on väga oluline. Seda küll inimesed vist ei saa kohe ise aru, aga kui nüüd vaadata niiskete ilmadega, hommikuti ei ole aknad udused, annaksin 9 punkti KredExile, et siis on alati võimalik paremaks minna, aga tegelikult kõik sujus meil väga hästi. See maja siin Ida-Virumaal Vokas on hea näide korralikult ja terviklikult rekonstrueeritud korterelamust, kus lisaks energiatõhusust tõstvatele ja küttekulusid alandavatele töödele on läbimõeldud ka ventilatsioonisüsteeme ja paigaldatud kaasaegne süsteem. Üle Eesti on KredExi toel kodu rajanud või korda teinud rohkem kui 105 000 perekonda. Ja mis puudutab konkreetselt korterelamute korrastamise toetamist, siis järgnevatel aastatel suuname sellesse vähemalt 50 miljonit eurot aastas. On oluline, et korterelamuid korrastatakse üle Eesti, mitte ainult tõmbekeskustes või Tallinnas ja Tartus. Ja selleks on KredEx suunanud nendesse piirkondadesse ka rohkem toetusi. Konkreetselt see maja siin Ida-Virumaal Vokas sai näiteks 50% toetust. Samas kui Tallinnas sarnase maja puhul saab toetust kuni 30% tööde maksumusest. Selline terviklik lähenemine on kahtlemata ka parim viis tagada kodumaja pikaajaline säilimine. Kui sul tekkis huvi või sul on küsimusi rekonstrueerimise kohta, siis vaata kindlasti meie kodulehte kredex.ee ja suhtle meie kliendihalduritega.